Siin minu selja taga asuvas ÜRO peakorteris koguneb sageli kogu maailm. Täpsemalt 193 organisatsiooni liikmesriiki. Kuid maailm on tegelikult tunduvalt kirevam, kui need 193 maad seda peegeldavad, sest erinevaid keeli ja kultuure on palju-palju enam. Keelte kohta öeldakse, et neid on maailmas ligi 7000, kuid vaid 50 neist keeltest püütakse välja arendada tarkvara, mis lubaks inimestel emakeeles suhelda meie elus nii olulist rolli mängivate arvutitega. Ja üks neist keeltest on meie eesti keel. Tere! Ma loodan, et sa kuuled mind, kuigi ei vasta. Ma loodan, et me saame ikkagi kuidagi suhelda. Lootusetu. Computer says no. Tänases saates püüamegi selgusele jõuda, kui hästi on võimalik arvutitega eesti keeles suhelda. Ma ei usu, et eesmärgiks oleks see, et arvutist tuleks meile elukaaslane või sõber, kellega võiks samamoodi vestelda nagu inimene inimesega. Küsimus on ikkagi selles, et me ei peaks sisestama informatsiooni ainult klaviatuuri abil. On palju selliseid tööolukordi, kus käed on näiteks hõivatud ja nägemine hõivatud, aga kõnelda samal ajal saab, näiteks nagu arst operatsiooni ajal ja näiteks mingile arsti abilisele robotile võiks jagada ju käsklusi kõne abil, öelda, et nüüd on vaja sellist skalpelli ja nüüd vaja selliseid tange. Eesmärk on jah, siis pigem see, et me saaksime mingite lihtsamate ülesannete puhul asendada inimesed arvutitega. Eesti keelt õpetatakse arvutitele Tallinna Tehnikaülikooli foneetikalaboris. Et arvutid saavad meist aru eesti keeles? Raske on öelda, et nad nüüd aru saavad, sest arusaamine eeldab juba tõesti sellist kognitiivset protsessi, aga nad on võimelised teisendama inimese kõne tekstiks ja etteantud teksti alusel sünteesima kõnet. Või eesmärk on peamiselt ju see, et me saaksime vähendada tööjõukulu tekstide sisestamisel, et me tahame saada kõnest teksti, aga me ei looda seda, et arvuti hakkaks meil selle teksti mõtet analüüsima ja selle põhjal siis meile mingisuguseid soovitusi andma, kuigi see võiks olla selline kaugem eesmärk küll. Infotehnoloogia revolutsiooni tänases maailmas on võrreldud trükipressi leiutaja sakslase Johann Gutenbergi poolt maailmas 1440. aastatel tehtud muudatustega. Enne seda kirjutati tekste käsitsi. Pärast pressi leiutamist hakkasid hoogsalt arenema keeled, millel oli tähestik ja mida sai trükkida. Info nendes keeltes hakkas oluliselt kiiremini liikuma. Veel väidetakse, et need keeled, millel tähestikku ja kirjakeelt ei olnud, surid lihtsalt välja. Infotehnoloogia võib nüüd tänases maailmas samasuguseks keelte tapariistaks saada. Kui me kasutame arvuteid igapäevases elus ja enamik informatsiooni, mida me arvutis ju kasutame, on ka kuidagimoodi keelelisel kujul ja kui arenenud keeltes, suurtes keeltes arvuti saab selle keelelise informatsiooni automaatse töötlemisega hakkama, siis tekib ka neil eelis nende keelte ees, millel ei ole keeletehnoloogilist tuge ja nii võibki juhtuda, et sellised väiksed keeled võivad paratamatult kaduda. Ja sellised pessimistlikumad prognoosid ütlevadki, et 100 aasta pärast on meil alles ainult 50 või kuni ainult 10% praegu maailmas kõneldavatest keeltest.
Tallinna Tehnikaülikooli foneetikalabori töö peaeesmärk ongi eesti keeles arvutitega suhtlemise arendamine tasemele, mis on oluline ka keele tuleviku ja alalhoidmise jaoks. Nii vabalt kui arvutitega võib juba asju ajada näiteks inglise keeles. Eesti keele kohta veel väita ei saa, kuid võrreldes end lähinaabritega ei pea Eesti häbenema. Ütlesin, et seda loodi kasutame. Kuna eesti keeles on vähem sõnu kui maailma praegu kõige rahvusvahelisemalt kõneldavas inglise keeles, võib tunduda, et eesti keelt peaks olema arvutile tegelikult lihtsam õpetada kui inglise keelt. Einar Meister ei nõustu. Eesti keel on selline keel, kus me saame moodustada väga erinevaid sõnavorme. Meil on võimalik lisada siis erinevaid käändelõppe sõnadele, meil on võimalik moodustada liitsõnu ja see on see, mis teeb eesti keele tuvastuse oluliselt raskemaks, sest tõesti inglise keele puhul on sõnavormid püsivad ja seal võib salvestada neid sõnastikuna, aga eesti keele puhul me seda teha ei saa, sest sisuliselt siis iga tüve kohta me saaksime suure hulga tuletisi ja see sõnade hulk, mis meil oleks vaja eesti keeles salvestada, oleks ikkagi kordades või kümnetes kordades suurem kui inglise keele puhul. Will you marry me? My end-user licensing agreement does not cover marriage. My apologies. Inglise keeles saab arvutitega juba üsna pikalt telefoni vahendusel suhelda. Ütleme, et mul on siit New Yorgist kiiresti vaja sõita komandeeringusse ja selleks lennukipilet osta. Otsin välja lennufirma numbri ja telefoni ja ma garanteerin teile, et niipea ma inimesega rääkida ei saa. Pikalt tuleb suhelda arvutiga. Hello, thank you for calling Delta, KLM and Air France. I'm sorry, but I didn't understand. Please say or enter your SkyMiles number now, or say I don't have it. Paljudes kõnekeskustes vastab arvuti ja püüab probleemi lahendada enne kui helistaja reaalse operaatori juurde juhatatakse. Kuigi ulatuslikumalt ei ole eesti keelde arvutitega suhtlemine veel jõudnud, on just tänu sellele samale Tallinna Tehnikaülikooli foneetikalaborile meil võimalik suhelda eesti keeles nüüd nutitelefonidega ja neilt nõu saada. Labori teadur Tanel Alumäe ja laboriga koostööd tegev Kaarel Kaljuranna said selle eest märtsis tänavuse aasta keeleteo auhinna. 3 rakendust Android operatsiooniga nutitelefonidele. Esimene neist nimega diktafon. Ma saan siia rääkida suvalisi lauseid. Näiteks võib see rakendus sobida kirjade dikteerimiseks. Ja igaüks saab kasutada. Täpselt nii. Lisaks tavalisele diktafoni funktsionaalsusele oskab ta eestikeelseid kõnesalvestusi automaatselt transkribeerida ja see toimib nii, et see telefoniga tehtud kõnesalvestus saadetakse ühe nupuvajutusega automaatselt meile serverisse, kus serveri siis arvutab. Kui on soovi, siis saab siit lihtsalt seda transkriptsiooni näiteks e-mailiga edasi saata, kui seda kasutada dikteerimiseks, näiteks e-mailiga. Siin on võimalik seda siis käsitsi ka parandada. Teine rakendus võimaldab peaaegu reaalajalist dikteerimist ja see on mõeldud just lühemate ühe või paarilauseliste kõnesalvestuste tegemiseks ning olukordadeks, kus on vaja seda teksti kiiresti edasi saata, näiteks SMS-i dikteerimiseks. Täna filmitakse meie laboris Eesti Televisiooni saadet Püramiidi tipus. Juba tuli vastus? Jah, rakendus... Praktiliselt sekundiga? Just, praktiliselt reaalajas. Täna filmitakse meie laboris Eesti Televisiooni saadet Püramiidi tipus. Üks väike viga. Siin ta annabki tegelikult 3 varianti, et siit võimalik nagu... Ja teine on täiesti perfektne. Just. Kuid nüüd 3. nutilahendus. See kannab nime arvutaja ja oskab kalkuleerida matemaatilisi tehteid.
100 pluss 28,7. teisendada ühikuid. 100 miili kilomeetrites. 160 peaks tulema. 160,934, jah, ülitäpne. Lisaks oskab telefon tuvastada aadresse ja saata päringuid maakaardi rakendustele, et kasutajal oleks kergem otsitavat sihtkohta leida. Gonsiori 27, Tallinn. Ta annab siis aadressi. Aadressi, saame ise klikkida, valida Maps ja meile antakse automaatselt, kuidas autoga või jala sellele aadressile saab. Gonsiori. Ja see kaart tuleb siis see kaart, interneti? Jah, seda näitab juba Google'i kaardirakendus või mis iganes kaardirakendus, mille me eelmises sammus valisime. Aga me saame öelda ka, kus meie algus on. Näiteks, kui me teame, et me peame mingil hetkel kuskile sõitma. Algus Tallinn, lõpp Kihelkonna. From Tallinn to Kihelkonna Estonia. Klikime jälle siin peal, valime Maps ja saame navigeerimisjuhised Tallinnast Saaremaale. Neid juhised annab Google Maps, mis oskab teha seda üle maailma, aga see meie kõnetuvastusrakendus, tema sõnavaras on ainult Eestis olevad kohanimed ja Tallinna tänavad. Nii et kui me ütleme talle algus Tallinn, lõpp Varssavi, siis ma eeldan, et Varssavi asemel tuvastatakse midagi muud. Tuvastatakse Kassari Estonia. Nii et jah, kõlab samamoodi. Arvutite ja kõnesüntesaatorite areng on tegelikult olnud maailmas loodetust palju aeglasem. Juba 60. aastate keskpaigas kõlas optimistlikke arvamusi nii Nõukogude Liidus kui USAs, et masinate kõnelema õpetamiseks kulub veel umbes 5-6 aastat ja siis on see probleem lahendatud. Ja võiks öelda, et kui see probleem oleks 5 aastaga lahendatud, siis oleks suur hulk uurijaid tööta ilmselt olnud. Kõnesignaal on väga huvitav uurimisobjekt ja ta on väga keeruline uurimisobjekt. Tal on väga erinevad variatsioonid, mis võivad olla põhjustatud erinevatest allikatest ja see ongi see probleem, miks ei ole ideaalselt toimivat kõnetuvastust ega kõnesünteesi ja miks ikkagi uurijatel on jätkuvalt tööd selle kallal. Eestis hakati kõnetuvastusega tõsisemalt tegelema 80. aastatel tollaste suurte raalide abil. Kaasaegsem lähenemine tuli selle aastatuhande alguses ning kuigi osalt võib ju arvata, et tegemist on filoloogilise alaga, toimub töö selles vallas just Küberneetika Instituudis. Keeleteaduslikud lähenemised või mudelid ei ole sugugi alati sobivad rakenduseks tehnoloogilistes süsteemides ja nii ongi, et kõnetuvastus on sisuliselt üks statistiline meetod ja selleks on meil vaja suurt hulka kõnekorpusi, selleks on meil vaja sobivalt töödelda kõnesignaali, et leida sealt sobivaid tunnuseid ja siis kasutada mingit klasterdusalgoritmi, et neid kõneüksusi sealt leida ja keeleteaduse osa seal on tõepoolest suhteliselt väike. Et keel muudetakse, see kõneldav keel muudetakse omamoodi nagu statistiliseks mudeliks. Nii statistiliseks mudeliks kui ka siis lihtsalt mingisuguste lõpliku arvu parameetrite abil kirjeldatavateks objektideks. Et arvuti hakkaks keeli mõistma, tuleb sinna esmalt sisestada väga palju tekstinäiteid, sest inimesed räägivad väga erinevalt. Näidete abil luuakse erinevaid akustilisi mudeleid. Kui arvutile teha selgeks vaid ühe inimese kõne, hakkaks ta ilmselt väga palju vigu tegema.
meie mudelid on treenitud umbes 1000 erineva inimese kõnematerjali põhjal. Tanel Alumäe on erialalt insener ja nii nagu nutitelefoni lahendustest kuulda oli, vaatab ta keelt väga tehniliselt. Ja tegelikult tänapäeval see kõnetuvastus ongi selline arvutiteaduse ala. Ma tean, ma olin järeldoktorantuuris ühes laboris Prantsusmaal, seal loodi näiteks vene keele tuvastussüsteem niimoodi, et keegi süsteemi loojatest ei osanud vene keelt. Et ühesõnaga kõnetuvastussüsteemi loomiseks pole keelest vaja praktiliselt mitte midagi teada. On vaja lihtsalt teha statistilisi mudeleid. Just. Kõnetuvastus on väga sarnane käekirja tuvastusega ja ma demonstreeringi seda arvuti treenimist käekirja tuvastusega, sest põhilised algoritmid on täpselt samad ja sellest on võib-olla sellisel lihtsa seletamise puhul natuke parem aru saada. Ka käekirja tuvastuse puhul on erinevatel inimestel erinev käekiri. Ühesõnaga, käekirja tuvastuse puhul luuakse samamoodi selline andmebaas, kus on siis erinevate inimeste käsitsi kirjutatud tekst, näiteks koer, kass, hobune. Ja siis iga sõna kohta on digitaalselt ka kirjas, et siin on koer, kass ja hobune. Loomulikult arvutile antakse ette lihtsalt selline pilt ja esimeses faasis arvutil ei ole mingit aimu, et kus näiteks on erinevate tähtede piirid. Aga kui me nüüd hakkame neid pilte vaatama ja vaatame ka, millistele sõnadele need pildid reaalselt vastavad, siis me näeme, et näiteks K esineb siin 2 korda ja järelikult see K peab olema ka siin kuskil alguses. Samuti me näeme näiteks, et O esineb siin ja järelikult kuskil selles osas peab olema O. Nüüd, kui selliseid näiteid on tuhandetes või kümnetes tuhandetes või miljonites, siis on olemas küllalt head statistilised algoritmid, mis võimaldavad leida automaatselt vastavuse nende digitaalselt väljendatud tähtede ja nende signaalilõikude vahel. Ja iga selline mudel võimaldab meil öelda näiteks, et kui meil on mingi käsitsi kirjutatud sõnalõik, näiteks kana, siis me võtame siit näiteks ühe mingi akna, siis arvuti suudab öelda, et 70% tõenäosusega selles aknas on A. Ja kui me võtame siit näiteks parema akna, näiteks sellise akna, siis arvuti juba on 90% kindel, et siin on A. Ja kui me käime siit nagu kõik sellised kombinatsioonid läbi, siis me saame leida ka siit üsna täpselt nagu need piirid, kus üks täht algab ja kus teine lõpeb. Kõnetuvastuse puhul on selliste piltide asemel kõnesignaal. Natuke erinev on see tunnuste eraldamine sellest signaalist, aga põhimõte on täpselt sama, et statistiliselt leitakse need seaduspärasused ja iga hääliku mudel suudab öelda, kui meil on A hääliku mudel,
ja mingi signaal, siis häilikumudel suudab öelda, et jah, ma olen 30% kindel, et see signaali lõik on just minu häälik. Kui suur see eestikeelne sõnade arv arvuti mälus praegu on, mille abil need integraalid on loodud? Kokku on see kõneandmebaas, mida me hetkel kasutatava tuvastussüsteemi jaoks kasutame, on umbes 70 tundi. Ja kui tõhusalt arvuti nüüd juba suudab tuvastada eesti keelt? Üldiselt selliste statistiliste meetodite puhul öeldakse, et there is no data like more data. Alati oleks parem, kui oleks veel rohkem andmeid. Aga paraku on niimoodi, et kui me oleme teatud piirist, kui meil on andmebaas teatud piirist suurem, siis selleks, et tuvastusvigade arv kahaneks 10%, selleks me peame seda treeningi andmebaasi 10 korda suurendama. Akustilised mudelid on aga vaid üks osa kõnetuvastusest. Teine oluline valdkond on keelemudelid, mis ütlevad, millised sõnad keeles esinevad ja kuidas neid omavahel kombineeritakse. Nüüd oleks ainult see akustiline mudel, siis sellise sisendi tõlgendamiseks on väga palju variante. Näiteks me võime öelda, et esimene sõna on kassa, siis on tuu, siis on leed, siis on homme ja siis on sii ja siis on ja. Eesti keelt oskavale inimesele see mingit mõtet ei oma, aga kui arvuti ei tea, millised sõnad eesti keeles esinevad, siis ta võib seda sisendit niimoodi tõlgendada. Nii et esimene keelemudeli ülesanne ongi see, et kirjeldada, millised sõnad keeles esinevad. Ja seda tehakse suurte tekstikorpuste põhjal. Sisendatakse siis palju sõnu? Võetakse ajalehetekstid, ilukirjandustekstid, teadustekstid ja samuti need käsitsi transkribeeritud kõneandmed ja arvutatakse sealt statistika, millised sõnad kõige sagedamini esinevad. Ja siis me saame seda otsinguruumi juba väga palju kitsendada. Näiteks see ei ole enam üldse võimalik lause. Me teame, et variandid on näiteks kas sa tuled, aga tegelikult see ei ole ainus variant. Samuti me võime seda tõlgendada niimoodi ju. Kas sa tuled? Kas sa tuled? Eesti keeles on liitsõnade moodustamine küllaltki selline liberaalne, et iga inimene võib alati moodustada uusi liitsõnu ja selline liitsõna, ma kujutan ette, et võib täiesti esineda mingis situatsioonis. Nii et ainult sellest sõnade sageduste statistikast ei piisa. Meil tuleb ka vaadata seda, et kuidas neid sõnu omavahel kombineeritakse. Vead tekivad sageli sellest, et inimesed ei häälda sõnu korralikult välja. Selle kohta, milline on minu artikulatsioon, teeme aga kohe katse. Kui need klemmid nüüd mu suu juurde pannakse, siis mida selle abil saab välja selgitada? Liimime suu ümber 4 või 6 andurit ja siis kui hääldada I, E või U, O, siis me peaksime nende andurite liikumist seal ekraanil ilusti nägema. Koos selle suu liikumisega me salvestame ka kõnesignaali ja hiljem me saame siis uurida kõnesignaali sünkroonis nende erinevate andurite liikumistega ja siis me näeme, kuidas ühe või teise anduri liikumine ehk ühe või teise artikulaatori liikumine mõjutab kõnesignaali ja me saame siis erinevate häälikute sellised artikulatoorsed tunnused. Täna oleme Tallinna Tehnikaülikooli Küberneetika instituudi foneetika laboris. Nii, nüüd A. A. Need 2 on siin huulte küljes olevad andurid, need on suunurkades olevad andurid. Ja kui me
A, ä, mille puhul suu on maksimaalselt avatud. Loeme nüüd siis kõiki neid järgnevaid lauseid, mis ekraanile tulevad. Liia Meister on peamiselt vaadelnud eesti keele keerukust vene keele kõnelejate jaoks. Kõvu tuuli trotsides läks paat merele. Lapse rõõmu pärast olen valmis paljuks. Abivahendiks erinevate aktsentide uurimisel ongi see artikulograaf, mille abil saab jälgida keele suus liikumist, keele kõrgust ühe või teise vokaali hääldamisel ning siis võrrelda eestlaste ja muulaste hääldamisharjumusi ja selle põhjal aidata keeleõppes artikulatsiooni paika panna. Liia Meisteri teiseks uurimisvaldkonnaks on võõrkeelse inimese keeletaju ja eesti keeles on siin üsna mitmeid komistusmomente. Ka mulle oli üllatus, et inimesed tihtilugu ei erista näiteks välteid. Ja minu uurimusest tuli ka välja, et venelased üsna hästi eristavad esimest teist väldet, aga teine ja kolmas välde ei eristu praktiliselt ei taju poole pealt ega ka häälduses. Et nad ei erista näiteks koli, kooli, kooli või mõngi teine sõna, et see on väga raske probleem. See on ka eestlastele, näiteks kirde-eestlastele probleemiks, aga venelastele seda enam. Tallinna Tehnikaülikooli foneetikalabori juht Einar Meister on eestikeelse kõne analüüsiga tegelenud 20 aastat. Temagi sõnul on meie keele üks raskemaid kohti välted, mille olemust ei ole isegi eestlaste endi seas seni lõplikult selgeks räägitud. Vanem Ariste ajastu selgitus on selline, et eesti keeles on lühikesed, pikad ja ülipikad vokaalid näiteks ja et väldete eristamine käiks justkui siis selle rõhulise silbi vokaali kestuse järgi. Aga selgub, et see asi siiski nii lihtne ei ole, et teise ja kolmanda välte eristamise juures on väga olulised hoopiski kahe silbi kestussuhted ja me saame teise vältelisest sõnast sünteesida kolmanda vältelise sõna mitte esimest vokaali pikendades, vaid teise silbi vokaali lühendades hoopiski. Ja siis ka kõne põhitoolil on oluline roll väldete eristamise juures. Et selliseid katseid oleme me siin hulgaliselt teinud. Siit New Yorgist, mis tavatseb end maailma pealinnaks pidada, paistab Eesti kätte väga väikese kübemena maailmakaardil. Ja kui suurrahvastele öelda, et meil on sellele vaatamata olemas oma keel ja kultuur, kehitavad nad sageli lihtsalt õlgu, et ikkagi olete väikesed. Väikesed, aga visad ja saanud muuhulgas oma keele nähtavalt maailma infotehnoloogia kaardile. Ja seda osalt tänu Tallinna Tehnikaülikooli kõnetehnoloogia ja foneetika laborile, mida täna külastasime.